14-aastane Kaspar on iseloomult pigem introvert, kes õpib koolis hästi ja saab normaalselt läbi nii klassikaaslaste kui ka õpetajatega. Aga kuidas saab Kaspar läbi oma uue emaga? Vaikne natuke, aga hästi tore. Kaspar saab Kristiinaga hästi läbi, ikkagi hästi, liiga hästi. Mida arvab Kristiinast Kaspar? Hästi. Ta on väga tore. Hallo. Oh, Henrik, kas ma saan su juurde Playstapi elama tulla? Sest et nagu meil on jälle mingi nõme olukord siin majas ja ma ei tea, ma vist jään üldse isa juurde tega täna ööseks või midagi. Aga ma võtan siis kaasa midagi, mingi GTA 5, ma ei tea. Okei, aga kuule jah. Ja okei. Joo, näeme, jah. Tere, oled naistevahetuse võttetiimist. Naistevahetuse võttetiimist. Ole korter. Ema, kuule, mingi naistevahetuse mees käis siin. Sa tead midagi sellest või? Nad on juba siin või? Issand jumal, muidugi naistevahetus, ma panin end sinna kirja juba ammu. Mis naistevahetus? Mina ei hakka mingit sellist nõmedat saadet tegema. Muidugi tahad osaleda, mis sa nüüd räägid, eks ole? 1000 eurot saab kohe. Issand, peame neile ukse lahti tegema. Viga 1. Kaspar ema ja kasuisa oleksid pidanud saates osalemiseks küsima ka alaealise Kaspari luba, sest otsus oli Kaspari eluga väga suurelt seotud. Loa oleks pidanud saama samuti Kaspari päris isa käest, sest kuigi Kaspar oli määratud elama emaga, oli hooldusõigus nii ema kui isa käes. Sellest tuleb perekonnas suur skandaal. Ja kohe saame näha, mis juhtub, kui vihased emotsioonid tulevad ilmsiks. Teeme oli mingi tossike ja see Viktor, ta on mingi, ma ei tea, pinnakurat. Poeg on ka mingi homo. Ma ei tea, no. Ei, palun ärge pange neid eetrisse. See kahjustab mu pere mainet, ma tegin lolli vea. Osalejatel pole õigust nõuda lõikude väljajätmist. Kinnituse selleks andsite lepingule alla kirjutades. Viga 2. Telesaade peab vastutama selle eest, et eetrisse lastav materjal ei kahjustaks jäädavalt kellegi eraelu ning ei tooks kaasa ennustatavat tagakiusamist või tõsiseid sotsiaalseid tagajärgi.
sinu kuradi vana pärast proovis meie poeg enesetappu sooritada. Küll ma kaevan sinu ja Viktori ja kooli ja produtsent ja kõik kaevan kohtusse. Prokuratuur esitas süüdistuse Kaspari emale ja isale karistusseadustiku paragrahv 171 järgi hooldusõiguse teostamise nõuete rikkumise eest, kuna leidis, et Kaspari vanemad ei olnud hooldusõigust teostades lähtunud lapse parimatest huvidest. Süüdistus esitati samuti naistevahetuse produtsendile karistusseadustiku paragrahv 123 järgi, kuna taolises olukorras oli Kaspari sattumine kooli kiusamise ja vägivalla ohvriks selgesti ette nähtav. Kuid keda lõpuks antud olukorras süüdistada? Süüdlaseks ei saa nimetada Kaspari isa, sest teda ei teavitatud saates osalemisest, seega ei antud talle võimalust oma poja heaolu eest seista. Naistevahetuse produtsendi kasuks räägib tõsiasi, et Kaspari emal oli telekanaliga sõlmitud leping, mille kohaselt ei saanud ta saatest lõikude väljajätmist nõuda. Sellegipoolest on telekanali kui vastutaja kohus arvestada võimalike negatiivsete tagajärgedega ning teha sellest lähtuvalt mõistlikud, inimlikud valikud. Kõige suuremaks süüdlaseks jääb antud loos Kaspari ema, kes ei kaasanud Kasparit otsustamisesse ning asetas poja olukorda, mis seiras õigust tema privaatsusele ilma tema enese nõusolekuta.